Tere taas, head inimesed. Täna jätkame siis seda saatesarja, mille kohta on väga erinevaid arvamusi. Ühed arvavad nii, teised naad. Ühed armastavad Virget, teised vihkavad. Või Tont seda teab, kuidas see elu siin ilmas on. Nii et tere Virge. Tere. Ja praegu, kui me vaatame seda, mis nagu siin maailmas toimub, siis tegelikult on päris omapärased ajad nagu selles mõttes, et näiteks ma panen teile korraks mängima selle, mis toimub Inglismaal. Inglismaal on läinud lahti revolutsioon nähtavasti. Rahvas on lõpuks üles tõusnud ja on vihane. Põllumehed tulevad pealinna, sest nendel on enam, ma sain aru nii, et mingid jõhkrad maksud on pandud meile peale. Et see kägistab kogu selle värgi ära. Nii et kui põllumehi ei ole, siis pole ka süüa, eks ole. Ja nähtavasti vana demokraatia, nagu see Inglismaa on, siis seal on ikkagi rahvas üles tõusnud. Meie siin eestlased oleme siuksed. Ja me täna selles mõttes nagu ka räägime sellest, et miks Inglismaal just nii, sest ma usun, et Inglismaa lihtsalt on üks nendest eesminejatest, et see paljuneb mujale, sest USA siis järgi võttis nii Saksamaa kui UK siis endale kasutuse Palantiiri ja see kägistamine on just sellel alusel, et kägistamine käib siis meil ka. Ja, et nemad olid ühed, kes esimesena sellega seda kohe rakendama hakkasid, et täna me räägime või järgmises saates me räägime sellest, et see kõik on nagu, see on hea, et inimesed lõpuks üles ärkavad. Aga ma kardan, et sellise lihtsalt traktoriga nagu selle valitsuse vastu ilmselt... Ei, nendel olid tankid isegi tänaval. Vaata, põllumeestel on nähtavasti ka, no ma ei tea, mis aegadest vaba maa on ju, mehel võib olla ka tank kodus. Et kui ütleme, rahvas saab vihaseks ja ühel meelel lähevad, ega siis keegi vastu ei saa tegelikult. Aga noh, me ei tea, kuhu need asjad lähevad. Mis siis veel? Lõpetasime eelmine kord siis selle teemaga, et kui Piibel räägib meil ärataganemisest, siis ärataganemine algab alati siis põhimõtetest, põhimõtteliselt seesama, millest me praegu rääkisime, et üks asi, mis on kirjas ja teine asi, mida me siis teeme, et samamoodi ka siis on Piiblis meil väga selge õpetus, kuidas me peame käituma, kuidas me peame üksteisesse suhtuma, kuidas me peame vastastikuses austamises üksteisest ette jõudma, kuidas me peame Jeesus ütleb, kes tahab olla suurim, olgu kõikide teenija ja armastuse olgu silmakirjalik. Ja tegelikkus on kirikul olnud väga pikka aega vastupidine ja kui vaadata üle maailma praktikaid, kohtulugusid, mis praegusel hetkel välja tulevad, ka Eestis on mitmeid kohtulugusid, siis põhikirjas võib meil olla mida iganes, aga praktika on teine. Nii et see on see põhimõte, miks me räägime siis kiriku ärataganemisest Thessalonika põhjal kui ühte lõpuaja tunnust, mille kohta ka Paulus ütles, et viimsel ajal tuleb kohutavaid aegu. Et inimesed on siis enesearmastajad ja see enesearmastus ilmselt ongi üks põhiline selline hoob, mis on toonud kirikusse ka siis kogu selle kummalise õpetuse, mille vastu tegelikult Paulus väga palju võitles ja Pauluse kirjad lähevad risti vastu, samuti Peetrus ja kõigi teiste kirjad, Johannese, Juudase kirjad lähevad vastu sellele ajastule ja kaks asja, mida siis Paulus Timotuse kirjas 3. peatükis välja toob, ongi, olen seda mitu korda päris põhjalikult uurinud, et ta ütleb, lõpuaegadel inimesed on enesearmastajad ja
rahaahned. Et kaks asja, mis tegelikult mõjutavad meie ühiskonda, nii sekulaarset ühiskonda kui ka kiriklikku ühiskonda, et kui vaadata, et nii rikkaid kirikuid, nii palju ja nii suuri rikkaid kirikuid ei ole maailma ajaloos mitte kunagi eksisteerinud, kristlikke kirikuid kui praegu, ja ma olen öelnud, et see on ka see Laodikea ajastu kirik, mis ütleb, et meil ei ole midagi vaja, meil on kõik küllalt, aga meil on tegelikult Jeesus ukse taga, Jeesuse õpetus on ukse taga, ja sellepärast siis ma olen üritanud välja tuua, nagu piibel ütleb, et te õpetaksite tasase meelega vastupanijaid, et nad vabaneksid kuradi paelust, et see on see eesmärk võib-olla, mis toob see raadiosse tagasi, et võib-olla kellelgi tuleb aru pähe ja saab aru, et ta on võib-olla osalenud mingisuguses õpetuslikus vales ja ehk saab tema midagi teistmoodi teha. Ja kui me eelmine kord siin rääkisime sellest, et kas ma olen naine või mees, siis me oleme rääkinud siin suurtest annetest nagu pastor ja prohvet ja võib-olla õpetaja, aga tegelikult Rooma kiri räägib ka manitsusametist ja piibel ütleb, et on manitseja amet, ehk siis ongi selline inimene, kelle kohta ka Paulus mitmes kohas, et manitsege üksteist nii kaua, kui veel ei ole päev saabunud, et see on peamine, mida siis on ka nende raadiosaadete eesmärk, et me üritame manitseda inimesi tähele panema Jumala sõna, nii nagu piibel ütleb Heebra kirjas, et te pühitseksite iseennist, sest ilma pühitsuseta ei saa keegi issandat näha, ei ole vahet, kes sa oled sa suur tegija, väike tegija, on sul palju sõpru, oled sa üksildane, kui sa järgi Jumala sõna, siis nii on. Ja just ühel hommikul lugesin taaskord Jeesuse taastuleku siis kirjeldust ja mind ikkagi vapustas see lõputu meiepoolne mitte mingi Jumala mõjutamine, et piibel ütleb, 2 on ühes voodis, 1 võetakse, teine jäetakse. Et ilmselgelt räägitakse ka kristlikest abieludest ja see, kas sa Jumalale meeldid, see ei ole vaieldav. Jumal otsustab. Ja kui sinu elus on asju, sa võid vaielda kellega tahad, sest ei ole kasu. Sa jääd maha ja sa jääd sellesse viletsusaega. Et see on see põhimõte, et me peame aru saama, et meie kvaliteedi üle otsustab Jeesus. Sellepärast ei ole kasu meie silmakirjalikkusest, meie valetamisest, meie mängudest, meie geimidest, meie igasugustest kirikupoliitikatest. Meie kvaliteedi üle otsustab Jeesus Kristus. Et see on see kurb asi, millest kirik ilmselt aru ei saa ja millest siis ma ka rääkisin eelmine kord Julie Roy reportist Bill Hybelsi kiriku siis nagu pärand, kus ta siis toob välja, et paljud siis sellised Jumala teenistuslikud viisid, võtted, põhimõtted, õpetused on tegelikult pärit just nimelt Ameerikast, on tulnud sealt üle ookeani läbi jutlustajate, läbi raadiosaadete, läbi raamatute, läbi eeskujude ja muidugi massiliselt siis läbi selle globaliseerumise ja internetiseerumise ja palju sellest on tegelikult fraud, on tegelikult lihtsalt pettus. Ja me oleme selle omaks võtt ja me ei ole vaadanud piiblisse, me ei ole jäänud selle lihtsa Jeesuse õpetuse juurde ja meie viimane punkt, millest me siis eelmine kord rääkisime, oli, et kas me saame tegudega taeva. Ja ma olen palju ise seda teemat uurinud alates usuelu algusest, palju raamatuid läbi töötanud ja lugesin raamatuid 17 aastat, 18 aastat, mida enamik inimesi ilmselt ei olnud kunagi puutunud, näiteks kuidas tõeliselt meelt parandada ja milles meeleparandus seisneb. Lihtsalt need teemad köitsid ja huvitasid mind ka õpetuslikul tasandil ja ma saan aru, et see on üks selline lahinguväli tänasel päeval, et me ütleme, et me saame armust taevasse. Jah, me saame armust taevasse, et isegi kui minu teod on kõige paremad, ma teen kõik, mis minust oleneb, siis on see ikkagi arm, et ma taeva saan. Absoluutselt. See on põhimõte, mida me peame mõistma, mis tähendab armust õndsaks saamine. Ükskõik, minu parim on ikkagi ainult arm, et ma saan. Aga see ei vabasta mind isiklikust vastutusest ja nagu ma ütlesin eelmine kord, et kui sa võtad pangalaenu, siis sul on oma vastutus. Samamoodi räägib Jeesus siis oma vastutusest talendiloos, töötegijatest Viinamäel, viimse päeva arupidamistest ja ta iga kord küsib, mida sa tegid sellega, mis ma sulle andsin. On see siis sinu füüsiline keha, on need sinu anded, on need sinu
vaimulikud anded, mis sa uuesti sünnil saad, mis ei ole meile kaasa sündinud, aga mida me saame, kui me pühast vaimust sündime, näiteks nagu prohveti anne või õpetaja anne või siis ütleme pastori anne, eks ole, et need on asjad, mida me ei saa kindlasti sündides kaasa, kuigi nad ilmselt kuskil eos on meis olemas, aga need tulevad esile ainult siis, kui me uuesti sünnime. Ja me ütlesime sellest, et teod on olulised, sest Piibel ütleb Ilmutuse raamatu 19. peatükis, et pruut on riietatud oma õigete tegudega ja Efesuse kiri ütleb meile, et Jumal on loonud head teod, et me nendeks käiksime. Ja kui ma ütlesin, et kuulates inimeste jutlusi, siis mul on tunne, et väga paljud kristlased, isegi jutlustajad või sõnajagajad ei mõista, mis see tähendab ja kui seda kõige lihtsamalt seletada, siis võiksime niimoodi öelda, et on teod, mida sa teed oma enese jõust või sellest nagu tundest, et see peaks ju Jumalale ometigi meeldima. Ja ma ei ütle, et see alati vale on, mingis positsioonis on see täitsa okei, aga see tegelikult, mida Jeesus mõtleb headest tegudest, mis on juba valmis pandud, on need head teod, mis sünnivad siis, kui sa lähed põlvedele ja sa kuulad Jumalat. Ja Jumal ütleb sulle, kuule, ma tahaksin, et sa täna läheksid sinna, ma tahaksin, et sa helistaksid, ma tahaksin, et sa annetaksid, ma tahan, et sa teeksid seda. Võib-olla kirjutaksid raamatu, ma ei tea, läheksid, lõhuksid kellegi puud ära, mis iganes Jumal sulle siis ütleb, looksid muusikat, Ja see on selline jumalik inspiratsioon, see on see, mis nüüd tuleb taevast ja see on väga-väga suur vahe, me saame tunnetuslikult aru, et on väga suur vahe, kas mina hakkan ise neid oma tegusid tegema. Et see oli, ma olen sellest varem kui palju rääkinud raadios Kaini näitel, kui ma siin tegin Kainis saate, et Kaini ja Aabeli ohvri vahe, et üks oligi see, et ma teen ise midagi ja ma ütlen, Jumal, vaata, kui tubli ma olen. Ja teine asi on, et ma teen midagi ja see on sündinud jumalikust inspiratsioonist ja kuna see on sündinud jumalikust inspiratsioonist, siis ma tean, et ma ei saa ka seda au endale võtta. Ja selle kohta Jeesus ütleb väga selgelt Piiblis, et ja teie olge kui siis kus see siis on, kus ta siin räägib sellest, et olge kui need sulased, kes kui isand tuleb, siis ta ja siis ta ütleb neile, et teie ütelge, et kui te olete kõik teinud, me oleme kõlvatud sulased. Kui meil on selline hoiak, meil on üliraske iseennast üle teiste kehtestada, meil on üliraske tunda ennast mingi staartöötegijatena, meil on väga võimatu pidada ennast mingisuguseks kleeruseks kirikus, sest me järgime Jumala sõna. Jumala sõna ei ole meile mingit õigust selleks andnud ja just see oli see, mida siis Ameerika superkogudused tõid üle maailma, et üle maailma Austraalias, Inglismaal, ütleme kindlasti Euroopa paljudesse riikidesse, ka Põhjamaadesse tekkisid staartöötegijad ja mida siis Julia Royce nimetab ka kiriku professionaliseerimiseks, et on mingisugused kirikuprofid, kes siis asja ajavad ja teised on siis need lambad, kes peavad seal istuma seal kirikupingis ja kuulama, mis ei ole absoluutselt piibellik, kui me võtame 1. Korintuse kirja, Pauluse kirjad, kus ta räägib ihust, ta ütleb, et iga väiksem liige on kasulik ja kui iga väiksem liige, sest loomulikult minu usutasand, kui ma olen 36 aastat olnud või 50 aastat olnud Jumalaga koos ja ma olen tõesti maksimumi koos käinud, siis minu tase on hoopis teine kui inimene, kes on alles täna uuesti sündinud või 6 aega või 2 aastat ainult Kristuses olnud. Et loomulikult meie taju ja meie õppimisvahend Jumalaga kooskäimisest on niivõrd erinev, see on loomulik ju nii nagu kas sa oled 3. klassi õpilane või teed doktori kraadi, eks ole, sinu teadmiste hulk on erinev. Et seal siis maised teadmised, aga Jumala juures on samamoodi. Piibel ütleb, et igavene elu on selles, et me tunneme Jumalat, mis tähendab seda, et ma tõepoolest kasvan Jumala vaimses salajases tundmises. Ja see on väga erinev. No, me kõik ei tunne ühtemoodi Jeesust. Väiksem liige on see, kes raha toob. Istud kirikus ja tood annetad. Raha. Ja ongi. Ja.
nii. Et see on see, mis on juhtunud kirikuga ja selline professionaliseerimine on tulnud nimelt katoliku kirikust. Et katoliku kirik on kindlasti seda väga tugevalt sajandeid mõjutanud, sest seal oli alati ju see paavst, piibel oli üldse ladina keeles, sina vana talumees ei pidanud üldse arugi saama sellest, mis seal kirjutada, parem on, kui sa aru ei saanud, sest kui sa oled loll ja midagi ei mõista, siis oligi parem, sest siis sa oled kuulekas mõisnikule ja kirikule. Nii et see kindlasti selline võimu ahnus usu tasandil on nii vana, kui on inimkond. See ei ole midagi uut, see lihtsalt on muutnud oma vormi ja tänapäevases vormis on siis staarpastorid või staarülistajad, ülistusjuhid, kes on siis alati väga tahetud ja oodatud, vaatamata sellel, mis on nende elustiil, tegelikkus ja elukvaliteet ja lihtsalt, et vau, näed, tema alla kuulub nii palju inimesi, näed, sest enamik nendest ka megakoguduse pastorid, et näiteks üle maailma on nad siis Austraalias, Ameerikas või kuskil mujal, on siis ka väga jõukad, elavad väga hästi, mida siis ütleme väiksemate kogukondade pastorid endale kunagi lubada ei saa. Nii et see kindlasti on rahale ehitatud süsteem väga kasulik, et mina olen professionaal ja sina maksad mulle ja minu kogukond kasvab, aga ma tegelikult, nagu Julia Roysson ka ütlesid, et ma tegelikult isegi ei tunne neid liikmed, ma isegi ei tea nende nimesid, ma ei tea nende elulugusid, ma ei tea nende elukvaliteeti ja siis sealt omakorda on tulnud kuni selleni välja, et on siis võetud internet ja palantiirabiks ja hakatud siis nuhkima oma koguduse liikmete järgi, mida nad arvutis teevad, mida nad loevad, kus nad käivad, mis on haiglasuse tipp, düstoopia ja väga hirmus orwellik süsteem, mis on siis üle tulnud kirikusse, mitte ainult siis ühiskonnas, vaid see on tulnud kirikusse. Ja see on see, mille kohta piibel ütleb, et kui see hävituse koletist näete altaril, siis mina ütlen, et kui selline mõtlemine tuleb kirikus inimeste südametes, et mina kontrollin interneti kaudu oma kaasusklikke, siis hävituse koletis on seal südames ja see hävitab koguduse, püha vaim taandub, ta jätab inimesed nende uskmatusse ja see toob kaasa kogudusse tagasi languse, koguduse ei kasva, sest ainult püha vaim saab sünnitada uuesti sündida. Isegi kui inimesed tulevad usule, nad ei jää püsima. Ja see on see, mida me tegelikult viimane 30 aastat näeme ka Eestis, et midagi on kuskil mäda. Kirikud ei kasva ja kiriku liikmed lähevad tagasi, isegi kui nad tulevad ja meil kasvab tegelikult kogus lahutuste arv. Meil kasvab lahutuste arv, mis on üks näite sellest, et midagi on korrast ära, sest kui sa vähegi Jumalat kardad, see ei tee sellist asju. See lihtsalt tead, millega see lõpeb. Piiblis on selleks liiga palju hoiatusi, liiga tõsiseid hoiatusi. Nii et see kiriku professionaliseerimine, teatud staarpastorite töötegijate esile toomine on lõhkunud ihu põhimõtte. Et põhimõtteliselt me jätame siis nagu kuskile mingisuguse, ma ei tea, mida siis pastor esindab, piibli ütleb, et pastor on pea. Öeldakse nii, jah, kiriku pea. Ei ole. See ei ole piibel, et Kristus on kiriku pea. Kristus on kiriku juht. Kristus on õpetaja, keda järgida. Aga, et ma kujutan ette, et mõned hakkavad selle peale jälle karjuma, et ajage see ise peal sealt ära, aga ma seisan nagu terve mõistuse eest, mis on piiblis kirja pannud, sest ma usun, et kui me mõtleme nii nagu piibel, siis meil säilib terve mõistus. Ja ma tahan olla terve mõistusega. Ma tahan terve mõistusega minna isa ette ja olla terve mõistusega, nii nagu Jeesus oli terve mõistusega. Me ei taha hullustega kaasa minna, sest sellised asjad toovad alati kaasa kurbi tagajärgi. Nii et siis me oleme võtnud nagu selle ja mis järgmisena juhtub? Kui nüüd on sellised staarpastorid, siis toimub järgmine nihe, et alati see üks nihe hakkab tooma järgmist nihet, et nagu keegi on öelda, et allamäge ei saa kunagi nagu või nagu seda ei saa nagu peatada, et kui ta hakkab minema, siis ta lihtsalt läheb ja läheb, et see ei ole nagu nii, et me läheme natukene nagu sõnast mööda, ei, see toob kaasa jälle teistes kohtades, kus sa pead sõnast mööda minema ja see on selline ja selline asi siis tekitab selle, et esiteks kuna me seame esile, et pastor on kõige tähtsam, mis tekib? Ma ei allu enam Jumalale, ma allun pastorile. Ja mis siis tekib? Järgmine kompromiss tekib. Kui pastor ütleb, et see on õige ja Jumala sõna ütleb, et see ei ole õige, aga kuna ma allun pastorile, siis ma ei karda enam Jumalat ja ma lähen selle õpetuse kaasa, mille pastor kehtestab. Nagu me eelmine kord ütlesime, selliselt on tulnud mitmed perverssused kogudustesse, mitmesugused imelikud seadustused on kogudusse tulnud, sest aga pastor ju lubas.
pastor ütles ka, et see on nii. Me konfessioonina võtsime vastu need ja need seadused ja need lubavad neid asju. Mis tähendab seda, et inimene otsustab, mis on õige, mis on vale, mis on ääretult suur jultumus Jumala sõna vastu, sest see on ainukene koht, kus sul ei lubata arvata midagi peale selle, mida Jumal arvab. Ja meie koguduse arvame, et meie kehtestame asjad ja siis, kui me neid kollektiivselt teeme, kui me kõik oleme natuke pervod ja natuke kriipid ja teeme imelikke asju, mida Jumala sõna meile õpetas, siis see on nagu kollektiivne patt ja me ei olegi milleski süüdi, sest kollektiivses patus ei saa ju kõik süüdi, kõik, nagu mul tütar ütleb, et aga kõik ei saa ju põrgu minna. Ma ütlesin, et tead, saab küll. Ja piibel räägib sellepärast meile noapäevadest. Jeesus ütles, need on nagu noapäevad. See on hoiatussõnum, kui inimesed veidiki viitsiksid natukene oma vaimset aju liigutada, siis sellist asja nagu kollektiivpatt ei ole ja kui on see kohutavate tagajärgedega, sest Jumal võttis 8 inimest, ütles ja kogu see ülejäänud kollektiiv läheb. 8 inimest, et natuke mõtelge arvudele, et seal on miljonid inimesed ja Jumal otsustab 8 säästa ja miljonid saata ära. Et Jumal, tähendab, Jumal on püha ja tal ei ole sellist, ma olen seda alati rääkinud, tal ei ole sellist nagu haletsust vale suhtes. See kõige parem näide on sellest kuningas Sauli lugu, kui kuningas Saul hakkas tegema ise reegleid ja ta ei olnud Jumalale kuulekas, siis Jumal ütles Samuel, et tead, ma olen sellest Sauli kõrval ja mul on sellest mehest täiesti kõrini. Ja kui siis Samuel nuttis selle Sauli pärast, siis Jumal sai väga vihaseks Samueli pealt. Ütles, et kuule, lõpeta ära, et kuule, ma olen pahane sinu peale ka juba, et sa nutad sellise inimese pärast, kes on minule sõna kuulmatu. Mis tähendab seda, et isegi kui me oleme sõna kuulmatute inimestel kaastundlikud, see pahandab Jumalat, sest see näitab, et Jumal ei ole esikohal. Ja see on see, kui me seame töötegijad. No aga ta on see meie lemmiklaulja. No anname talle andeks, et tema neid patte teeb või tema maailmalik on. Ta on ju see lemmik, et see on see staarkultus. See on tulnud üle maailma. Ameerikas on see eriti hirmus, aga kindlasti on seda ka Eestis kogudustes. Et meie esimene armastus, sellepärast piibel ütlebki, olgu Jumal sinu esimene armastus. Sinu esimene armastus ei ole sinu abikaasa, sinu esimene armastus ei ole sinu lapsed, sinu sugulased, sinu pastor, sinu kogudus. Sinu esimene armastus on Jumal. Ja kui sa selle sihi sead paika, siis on see nagu orientiir, mis kõik muud asjad hoiab paigas. Kui sa selle lased paigast ära, kõik muu läheb paigast ära. Ja see on see, miks me jõuame sellest 6-6 märki. 6-6 märk on tagasilanguse märk, sest see tähendab jumaliku valitsuse absoluutset puudust. 6 on inimese märk, Aadam loodi 6. päeval ja see tähendab, et inimkond jõuab kohta, kus inimene valitseb maailma. Ja sellest ma loodan ka teises saates rääkida Big Brotheri süsteemist, siis kuidas seda tehakse. Me oleme sellele väga-väga lähedal. Uudised on läinud väga ausaks. Keegi enam isegi ei varja seda. Nii et see on väga lihtne. Me allume inimestele, inimesed teevad reegleid, inimesed kirjutavad kiriku ajalugu ümber praegu üle maailma, kirikud kirjutavad kirikus Jumala sõna ümber ja teises otsas juba maailm kustutab siis piibleid, nii nagu on näha Kanadas, Ameerikas, kus on juba siis kohtulood, kinnipanekud ja keelatakse tänavatel kuulutamine, pastorid lähevad vangi, et nii palju kui kirik annab järgi, nii palju maailm tuleb ja võtab. Nii palju kui kirik annab järgi, maailm tuleb ja võtab. Ja see on paratamatus. Nii et kui me vaatame siis algkogudus, siis Peetrust kardeti ja sellepärast, et ta nagu ei teinud kompromisse sõnaga. Ma arvan, et see on ka põhjus, miks Ananias ja Safira surid. Et Peetrus oli kompromissitu. Ma arvan, et meie kogudustes sureksid ka patused, kui oleks kompromissitud pastoreid, kes ei ütleks, et aga anname ikka andeks ja proovime ja tähendab, on kohti, kus ei saa seda lubada. Mina arvan, et kui Ananias ja Safira oleks algkogudusse jäänud, siis see oleks väga palju paha saanud. See väike vale oleks saanud hakata seal kasvama ja saanud mentaliteediks, et pole midagi, kui sa Jumalale natuke valetad. Ei, sellest on midagi, kui sa Jumalale natuke valetad. Paulust kardeti. Ta otsekoheste sõnade pärast teda ei sallitud ja väga paljudes kohtus on öeldud, Paulus jätsid kõik maha ja Paulusest keerasid kõik selja, sest ta oli väga kompromissitu mees. Nii et Jumala kartmatus on usu kõige suurem vaenlane ja mis lubab alguskompromissid sisse ja siis juba lähevad pisitõed, tulevad sisse suured patud ja seda me oleme siis, võime ilusti võtta kiriku ajaloo ja jälgida seda.
ja kindlasti prohvetid on seepärast ka pinnuks silmas läbi ajaloo, vaatad sa piiblisse või kuhu iganes, Jeesus alati kaitses prohveteid, sest mis oli prohveti peamine ülesanne, kõik tahavad olla suured prohvetid aga prohveti ülesanne on seista tõe eest. See ei ole tore amet. Sa oled vihane, sa oled maailma silmis vastik, sa oled kiriku silmis vastik, sa oled üksikisiku silmis vastik, sa oled pere silmis vastik, sa oled vastik kõikide silmis, kui sa vaatad natukenegi piiblit. Jeesus oli vastik oma kodukohast, teda aeti oma kodukohast ära. Jeesus ise ütles, ükski prohvet ei ole oma kodukohas kuulus. Jeesus ise ütles, see ei ole võimalik, see lihtsalt ei ole võimalik, ta oli pinnuks silmas, Jeremiia oli pinnuks silmas, Hoosea oli pinnuks silmas, prohvet ei ole kindlasti tore olla. Prohvet on see, kes seisab tõe eest ja see nõuab väga suurt julgust ja kartmatust. Ja just, et rõhutan veel kord, mida rohkem me ülistame juhte, seda suuremaks muutub Jumala kartmatus. Kust ma seda võtan? Ma väga armastan Vana Testamenti, olen seda alati väga palju lugenud ja on alati üks kirjakoht, mis nagu mu peas on aastakümneid kõlanud. Ja preestritest ja prohvetitest on Jumala kartmatus levinud üle kogu maa. Just nimelt koguduse juhtidest ja prohvetitest, kes on siis valeprohvetid. Selleks pead ise süvenema piiblisse, seal on toredaid ja palju karme kirjakohti, siis nemad on need, kelle peale vaadatakse ja kui nemad teevad kompromisse, siis kogu rahvas läheb järgi. Nii nagu me näeme siis näiteks Moosese loos, kus piibel ütleb, et Aaron päästis rahva valla. Kui Aaron oleks öelnud, kuule, seda kuldvasikat ei tule, me ootame Mooses ära. Seda ei oleks mitte kunagi sündinud. See ei olnud rahva patt, see oli Aaroni patt. Piibel ütleb väga selgelt, Jumal pani vastuse Aaroni patt. Aaron päästis rahva valla, võite igaüks lugeda. Ei, see ei olnud ainult rahvas. Seda oleks saanud takistada. Ja Paulus ütleb ka, et meie oleme kutsutud selleks, et mõistmatute inimeste rumalust takistada. Kas sa takistad rumalate inimeste või sa räägid sellega kaasa, kiidad seda takka, teed ise ka? Nii et see on põhjus, miks tuleb antikristus karistusena lõpuks inimkonnale, sest inimesed ütlevad, nii nagu nad ütlesid Samueli päevil, me ei taha Jumalat ega sind Samuel valitsema, vaid me tahame kuningat. Meil on vaja inimest, nähtavat, kes teeks meie seadusi, nii nagu praegu on Trump, on suur siis niisugune antikristuse hea selline eelkäija ja prototüüp, et inimesed loodavad ja kui siis tegelikult vaata, mis toimub, siis jah, sa saad seda, mida sa palud. Aga kas see on see, mida sa tahtsid? See on ise küsimus. Nii et kiriku professionaliseerimine on üks väga tõsine eksitus, mille kohta Jeesus ütles, see on temale isiklikult solvav, sest ta ütles, et ükski ärgu nimetagu siis kedagi õpetajaks, juhiks, see on siis Mattuse 23. peatükk, ärge tee laske endid hüüda rabiks, sest üks on õpetaja ja teie kõik olete vennad. Ärge kutsuge kedagi maa peal isaks, sest üks on teie isa, kes on taevas. Ärge laske ka endid kutsuda juhatajaks, sest üks on teie juhataja, Kristus. Väga karm kirjakoht. Ma ei tea, kui paljud pastorid täna selle peale plaksutavad, sest see on läinud vasakule. Ütleme, kui sa vaatad neid suuri megakogudusi, siis just need, milles ka Julia Royce ja paljud teised on siin teinud podcast'e, et seal tekivadki need, et kui siis tulevad altpoolt inimesed, kes siis tegelikult saavad aru, mis piibel ütleb, siis neid hakatakse taga kiusama. Neid lükatakse kogudusest välja, neid hakatakse trügima, nii nagu Hesekiel ütleb, et te puksite õla ja sarvega, kuni te olete nad enda seast välja puksinud. Sellepärast, et üks inimesi pole ju vaja, kes millestki aru saavad. Vaja on ilusaid lambaid kuulakalt istumas. Aga see ei ole piibelik ja me anname sellest aru, piibel ütleb, me anname ükskord Jumala aru, mis me tema pruudiga tegime. See ei ole isegi meie oma, kogudus ei ole meie oma. Kogudus ei ole meie oma. See on Kristuse pruut. Ja mida me teeme? See on nagu siis siin öeldakse, et häda teile kirjatundjad, et te ise ei taha sisse minna ja ei lase ka neisi sisse minna, kes tahaksid. Ja te käite
mered ja maad läbi, et saavutada ühegi, kes heidab teie usku. Kui ta on heitnud, siis te teete temast põrgu lapse 2 korda hullema, kui ta ise on. See ei ole jüngrite tegemine. See ei ole jüngrite tegemine Jeesusel, kui mina teen kelleski põrgu lapse ja panen teda järgi on mingeid asju, mis piiblis ei ole öeldud, aga see on see, mida praegu kogudus teeb väga paljudel erinevatel tasanditel. Õpetades inimesi pidama asju, mis ei ole piibellikud. Mida piiblis ei ole öeldud. Ma ei leia piiblis. Nii sa ütelda kogudus üldiselt. Praegu on erinevad värki ju. Ja, me lihtsalt räägime suurest plaanist, et ärme unusta, me räägime suurest plaanist, mis on valdav ja tugevalt valdav, mitte, et enamus on vasakul, mitte paremal. Järgmine punkt, mis on siis see, mis toob selle staarpastorite teema sisse, on jumalikud suguvõsad, kes juhivad kirikupoliitikat. See tähendab seda, et mul peab olema platvorm, kust ma saan liikuda, mis tähendab seda, et mul on siis need sugulased ja sugulaste sugulased ja suured suguvõsad. Ja kuna meie oleme siis nagu mitme põlvkonna kristlased, siis me suudame ka paremini juhtida. Keegi pole kuskil öelnud, et sa sünnid kristlikusse suguvõsasse. Piibel räägib sellest midagi. Paulus isegi keelab selliste suguvõsade nimekirjad üles lugemise Timotuse kirjas. Ta ütleb, et see toob rohkem segadust kui kasu. Et kui sa sünnid Jumala riiki, siis sa oled lahti oma suguvõsast. Sa järgid Jeesust ja sa kuulud Jumala perekonda. See on hoopis teised reeglid. See ei ole maiste suguvõsta mitte midagi pistmist. Aga kahjuks on see nii välismaal kui ka siin, kui sa vaatad kas või kui me need Julie Royce'idest oleme rääkinud ja nendest podcastidest ja nendest kohtulugudest, siis sa näed, et seal on põlvkonnast põlvkonda, antakse edasi teenistusi, kogudusi, ütleme siis neid televisioone, et need on teatud suguvõsade käes ja nemad otsustavad, milline on seal õpetus, mida seal tehakse, kuidas raha kasutatakse, mida ostetakse, mida müüakse ja nii edasi. Nii et see jumalikud suguvõsad on päris selline terav teema kirikutes ja täiesti ebapiibellik. Et mul võib olla palju sugulasi kirikus ja see on tore, et usk on kandunud edasi ja see on positiivne, aga see ei anna eelist öelda, et kuna mina olen kaua olnud koguduses, siis meil on vaimuanded. Tähendab, võib tulla inimene mees metsast ja tal on täiesti sellised vaimuanded, mida teie suguvõsas ei ole kunagi olnud. See on Jumala valik. Me ei saa kamandada teda. Piibel ütleb mitmes kohas rõhutus Rooma kirjas ja püha vaim annab nii, nagu tema tahab. Vaimuanded annab püha vaim, mitte meie. See on üks patt, mida koguduses tehakse. Ja vaimuanne ei ole see, et ma laulan kooris või teen pühapäevakooli. Vaimuanne on ikka vaimuanne ja siis need on ära selline üleloomulik õpetamise anne, profeti anne, koguduste loomise anne, koguduse juhtimise anne, siis keelte rääkimine, keelte tõlgitsemine, sellised üleloomulikud anded, terveks tegemine, üleloomud, imede tegemine, et need ei ole asjad, mis annab püha vaim, mitte meie ei saa neid nagu ise komandada. Ja sealt tuleb muidugi õpetus, gnostitsism sisse, mille vastu siis Paulus väga palju võitles ja mis on siis üle maailma väga suure tagasituleku teinud, comebacki teinud, on siis uus gnostitsism, et teadmine asendab kuulekus. Et kui ma kõike tean, kui mul on kõik informatsioon, mida siis toetab ka, ütleme, tänapäeval siis võimalus interneti kaudu, ütleme, oma koguduse liikmete siis või kasutada mingid AI toolse ja mingid AI kokkuvõtteid, et lööd kellegi nime sisse, tellidki info, ütleme, mingite inimeste kohta. Ja kuna siis AI analüüsib sind 24/7, tehes sinu siis telefonist iga sekundi tagant screenshoti ja analüüsib seda ja teeb sellest sinu kokkuvõtte, ehk põhimõtteliselt õpib sind tundma. Ja me kõik kasutame telefoni juba viimased 25 aastat siis või 20 aastat, siis ilmselgelt on minust absoluutne detailne info, kus ma käin, mis ma helistan, mis ma loen, mis ma mõtted on ja kui siis selle järgi hakatakse kasutama koguduse juhtimist, siis see on tõeliselt 666 süsteem. Ja seda annab kahjuks teha. See on kuskil.
Ja sellega on siis järgmine teema, et kui on olemas staarpastorid, kiriku professionaliseerimine, jumalikud suguvõsad, siis tekib see, et mida rohkem inimkontrolli, seda vähem jumalikku vabadust. Pühal vaimul ei ole vabadust. Piibel ütleb, kui te tulete kokku, igaühel on midagi. Kuidas sa seda rakendad koguduses, ütleme, mis on ka nüüd see suurte koguduste probleem, et sul on näiteks 200 inimest, eks ole, ütleme isegi juba pühapäeval on 50 inimest koos, nii. Kuidas sa seda rakendad? Ja siis ongi loodud süsteem, mis on kõige mugavam. Tuleme kokku, istume, keegi räägib, kuulame ja lähme laiali. Kas see on täiuslik ja see on see, mida siis ka selles viimases videos, mis ma jätsin, see Julie Royce, Bill Hybelsi Legacy, kus see mees rääkis, et ta on seda üle 10 aasta uurinud ja tõstatanud selle probleemi, et kas see, ütleme, jumalateenistuslik viis, mis ma loonud, kas see on nagu, kas on parim? No mõnel pool on ka kodukogudused. Ja, et me räägime sellest, et kindlasti on erinevusi ja eriti tagakiusatud piirkondas ja see tuleb kindlasti neile väga suureks õnnistuseks. Sest see ongi see, et ka mina olen seda näinud väga paljudel kordadel, et sellised, näiteks oma laste pealt olen seda väga palju elus näinud lapsi kasvatades, kuna mu lapsed tulid usule väga vara, 4-5 aastalt enamus kõik tulid, siis ja jumal tihti mulle ütles, et kuula oma lapsi. Nad on nii väiksed, 5, 6, 7 aastat, aga jumal ütles, kuula oma lapsi. Ja see oli tõesti hämmastav, kuidas nagu see tõde tulid sageli laste kaudu mingites naljakates olukordades, ütlesid nad asju ja kuna ma nagu allutasin ennast sellele, et nad on jumalariigi osa täpselt samamoodi nagu mina, mis sest nad on lapsed, siis see põhimõte, et igaühel on midagi, see absoluutselt toimis ja oma laste kaudu väga paljusid asju ma õppisin ja sain rikkamaks. Kuule, aga mõnedes kohtades ongi nii, meil on, ütleme, siin toome lapsed nagu, pühapäevakool ja siis neid nunnutatakse, seal on ju. Mõnes kohas on nad juba päris lapsena, on nad juba osa kogudusest ja räägivad nagu vanad inimesed, on ju. Näiteks Indoneesia ärkamises nad olid 6-aastased lapsed, käisid teistes külades evangeeliumi kuulutamas. Ja näiteks ütlesid vanematele inimestele, et profeteerisid, sinu elus on abielu rikkumine. Ma seda ette ei kujuta. Et see meie ühiskonnas on see nii mõistetamatu. Aga kes on lugenud Indoneesia ärkamise raamatut, mis on vist oli loogose trükitud, paljundatud, me mäletan, kellegi mingi kristliku, see oli Eestimaal müügil. See tuli juba nõukogude ajal, see raamat siia. Aga uus trükk on. Trükitult. Aga see uus trükk on nüüd on olemas ikka uus. Minul on kodus see uus trükk on, tükk ilusate valgete kaantega. Et seal on hämmastavaid asju, et tegelikult nii nagu Piibel ütleb, et laste ja imikute suust ma toon kiitva väe, siis lapsed on ääretult tundlikud Jumalale. Ja kui me vaatame tänast poliitikalist agendat, milles ma siis ka järgmises saates loodan rääkida taaskord, kuna see on minu jaoks väga traagiline valus teema, et just nimelt see globalistlik valitsus tapab lapsi ja piinab lapsi ja teeb just õudusi nendega, et nad vihkavad seda lapselikku osa, mis on püha ja tegelikult mis rohkem kui miski muu ütleb meile, et Jumal on olemas. Et kui te vaatate natukenegi siukest 2-aastast last, siis saad aru, et on midagi väga puhast, mida me täiskasvanud inimestena kaotame. Väike laps ei oska valetada, ta ei oska silmakirjast, ta on see, kes ta on. Aga meie õpime kõik varakult ta oskab seda ka teha. Mina ütleksin, ma vaidleksin vastu, see oleneb perekonnast. Oleneb, jah. Absoluut, see oleneb vanemate käitumisest ja laps on nagu käs nimeb kõik vanemate käitumismudelid. Piibel räägib, et me oleme ikkagi sündinud, kogu inimkond on sündinud ju. Me räägime erinevatest asjast, ma ei räägi päris patust, ma räägin sellest, et Jeesus ütles, te peate saama kui lapsukesed. Ja selle põhimõte on just nimelt see, et kui sa vaatad väikest last, kes on normaalselt perekonnas kasvanud, normaalseid suhteid kogenud, siis väiksed lapsed on ääretult puhtad, ääretult siirad, mida ütleme täiskasvanud inimene enam võimeline ei ole, seal tekib igasuguseid vaimseid mänge, mis me kasutame üksteisega suhtlemisel ja milles siis ütleme uus testament õpetab meid teadlikult lahti astuma, näiteks nagu just see silmakirjalikkus, võlts, armastus ja sa ütlesid, et täiskasvanud inimene ei ole võimeline, on ikka võimeline. Ei, ma räägin nüüd sellest
mitte uuesti sündinud täiskasvanust, jah, et see on see, mis tekib, et me muutume ja ma ei räägi seda kellegi teise näitel, vaid iseenda näitel, et ma olen leidnud, et kõige nagu olulisem elus, mis mind on tõe juures hoidnud, ei ole mitte tõde ise, vaid selle lapse meele alles hoidmine iseendad, mis ei ole üldse lihtne. No, see on selline ütleme tundlikkuse tasand, mida iseendas on hästi kerge haavata ja hävitada. Nii et ma võiksin öelda, et väga paljud inimesed, kui nad tahaksid meelt parandada, siis nad peaksid mõtlema, mida nad soovisid lapsena. Millised oli nende ideaalid võib-olla noorena. Ja siis te näete, kuhu te olete tegelikult läinud. Ja siis me saame aru, millest ma räägin. Et me peaksime pöörduma siis palju hoiama alles seda lapselikku meelt, mis meis on. Ja Jeesus ütles väga selgelt, ja ma toetun issanda sõnadele, jällegi mida me ei saa lihalikult mõista, nii nagu sa püüad siin vahel öelda, siis Jeesus ütles, kui te ei saa nagu lapseks, et te ei saa taevariiki. Ja see on lihtsalt fakt. Ja enamik inimesi üldse aru, millest Jeesus räägib. No see on fakt. See on see, et kui me kaotame oma puhta südame ja lapseliku meele ja me teeme need inimlikud täiskasvanud inimeste mängud reegliteks, sest see kirikupoliitika on täiskasvanud inimeste mängureeglid. Iga laps saab sellest aru. Nii et mida rohkem me inimestena kontrollime kaasinimesi, kaaskirikut, siis me ajame ära püha vaimu, sest püha vaim on vabaduse vaim. Ja see on see, miks me jõuame siis sellesse antikristuse aega, sest inimkond tahab seda. Järgmiseks siis on või see Jumala kartuse puudumine ja tunnetuse võti, mis siis tuleks nagu alles hoida. Ma lähen selle tegude juurde tagasi. Et me alustasime sellest, et me saame tegudega taeva. Et ma mõtlesin, mõned kirjakohad veel ütlen siia juurde, et keegi ei saaks selle öelda, et need on minu väljamõeldis või valeõpetus või millegi üle liialdamine. Ja see on Mattuse 20 peatükk. Ta ütleb, et taevariik on maja isanda sarnad, kes vara hommikul läks välja töötegijaid palkama Viinamäele ja leppis kokku siis tasu. See on üks siis nendest, kus väga selgelt öeldakse, et taevariik palkab meid tööle, mis tähendab, sinult oodatakse tegusid. Et me võime seda pääste armu öelda väga selgelt nii, et arm viskab meile köie, aga välja ronima me peame ise. Et see on see, kuidas kõige paremini tegude ja usu tasakaalu ja armu tasakaalu kirjeldada. Arm on see, et sulle köis visatakse. Jumal pakub sulle oma surma läbi armu, aga sina pead oma tegudega siiski sealt ise välja ronima. Ja selle kohta siis Jaakobus ütleb, mis kasu sellest mu vennad on, kui keegi ütleb enesel usku olevat, aga tegusid temal ei ole usk või teha õndsaks. Nii et Jaakobus tõesti välistab selle. See on üks mu lemmik pealkirjasid. Kui vend võde on alast ja neil puudub igapäevane toidus ja keegi teie seast ütleb, mine rahuga soojenda end, söög õht täis, aga te ei anna talle ihutarbeid. Mis on sellest kasu? Nõnda kui usk, kui tal ei ole tegusid, on iseenesest surnud. Nii et see näide on nagu nii ilmselge, et kuidas meil on sõnad halastusest ja armastusest ja kaastundest, aga kui sellele ei järgne või truudusest, aga kui sellele ei järgne ikkagi reaalset elu, siis Piibel ütleb, et see on mõttetu. Nõnda kui usk, kui tal ei ole tegusid, on iseenesest surnud, aga mõni ehk ütleb, sinul on usk, minul teod, näita mulle oma usku lahus tegudest. Mina näitan sulle usku oma tegudega. Sina usud, et Jumal on ainus. Sa teed hästi, kurjad vaimud usuvad seda ka ja värisevad. Ent kas sa tahad teada, tühine inimene, et usk lahus tegudest on kasutu.
eks Abraham meie isa mõistetud õigeks tegudest, kui ta oma poja Iisaki viis ohvri altarile. Jah, et Abrahami näide näitab ju seda, et usu kuulekus oli ju selles, et ta üldse läks ja tuurist välja. Abraham tegi pidevalt tegusid, pidevalt, ja ta mõisteti läbi tegude õigeks. Nii nagu Jumal ütles ju Abrahamile, et ma tean Abrahamist, et ta käsib oma lapsi pidada minu sõna. Mis tähendas seda, et ta ei öelnud, et Abraham saab lihtsalt armust minu sõbraks. Ei, ta ütles, Abraham teeb midagi, ta käsib oma lapsi pidada minu sõna. Mis tähendab seda, et ta nägi Abrahami elu ette, kuidas Abraham siis tulevikus nagu toimib. Kui Abraham viis poja ohvri altarile, sa näed, et usk töötas ühes tema tegudega. Just nimelt, et see on nagu paaris ratas, see on nagu jalgrattal on 2 ratast, üks on usk, üks on arm ja teine on sinu usk ja teod, et need käivad koos. Mina ei kujutaks ette, et ma ütlen, et ma usun Jumalasse, aga ma mitte midagi ei teeks, elaks ikka oma pattudes edasi, ma ei tea, mis selle mõte on? Mõte ongi ju uueks inimeseks saada, Piibel ütleb, et meie mõte on saada uueks looduks, uueks inimeseks, uutmoodi käituvaks, uutmoodi mõtlevaks. Vana testament ütleb, kui õel leiab armu, siis õiguse maalgi teeb ta õigusetust, õelust. Amen. Tähendab, ega siis see, kui sa sured, ma olen seda 1000 korda rääkinud ja ma jään ütlema, ega siis sinu surma hetkel ei käi mingisugune magic, mingisugune ime, mis teeb sind tulevase Jeruusalemma nagu elanikuks. Ei, sa teed seda siin maa peal. Jeesus ütles, vaata, taevariik on teie sees, juba siin. Milline on sinu taevariik? Kas sinu taevariik lubab sul ülekohut? Kas sinu taevariik lubab igasuguseid asju teha, mis Piiblis ei ole kirjas? See ei ole taevariik. Ja Piibel ütlebki, kui õel saab armu, siis õiguse maalgi teeb ta ülekohut. Nii et on selge, miks Jeesus ütleb, et ülekohtused ei päri Jumala riiki. Kui sa teed ülekohut siin, sa teed ka seal ja Jeesus peab siin kahjuks ukse taga jätma. Nii on lihtsalt Piibeli väga lihtne, lapselikult arusaada põhimõte. Ja sa näed, et usk töötus ühes tema tegudega, et tegudes sai usk täiuslikuks. Just. Usuga sa just selle teoga sa näitad seda, et mis kasu on sellest, kui ma räägin, et ma olen abikaasale truu, aga tegelikult rikun kogu aeg abielu. Aga siis ma ütlen, aga tegelikult ma olen ikkagi truu. Mis see tähendab? Me keegi ei usu sihukest asja. Me teeme Jumalaga samamoodi. Me järgi teda, aga me väidame, et me oleme tema lapsed. Jeesus ütles, kes mind ei järgi ja ei vihka oma elu ja ei loobu oma elus, see ei ole mind väärt. Sina ise otsustad oma väärtuse üle, kas sa oled väärt või sa lihtsalt oled kirikusku. Kirikusk ei aita sind. Jeesus ei ole räägi meil mitte kuskil kirikusust, mitte kui te mulle ühe kirja koha leiate. Ta ütleb, püha vaimu tempel on teie sees. Iga inimene on osa väiksest kirikust ja me kõik koos moodustame Kristuse ihu. Mis tähendab seda, et kogudus algab meie sees. Ja ma mäletan, meie pastor ütles alati, minu esimene pastor ütles alati niimoodi, et koguduses on nii palju Jumalat, kui sina kaasa tood. Nii et kui me tuleme kokku, siis mida me kaasa toome? Mida rohkem oled sa tood sinna pühadust, tõde, ausust, armastust, kaastunnet, heldust, seda rohkem koguduses seda on. Ja kogudusse tekib jumalik atmosfäär. Mida rohkem sa tood sinna kaasa valet, valesid asju, seda raskem seal on. Et see on väga lihtne. Piibel ütleb nii. Püha vaimu tempel olete teie, mitte kirik ei ole püha vaimu tempel. Ja ma tean, et pastoritele see ei meeldi, aga see on piibellik ja see on üks asi, ma ütlengi, et mis on nagu läinud viimase kuskil 100 aastaga täiesti nagu kõveraks. Ja täitus kiri, mis ütleb, Abraham uskus Jumalates, arvati temal õiguseks ning ta nimetati Jumala sõbraks. Te näete, et inimene mõistetakse õigeks tegudest ja mitte ükspäinis usust. Sest samuti nagu ihu ilma vaimuta on surnud, nõnda ka usk ilma tegudeta on ta surnud. Nii et ei saa öelda, et ma armastan oma ligimest ja mitte midagi tema heaks ei tee.
see ei ole armastus, kui ma mitte midagi ei tee, kui ma ei avalda kaastunnet või nagu roomakiri ütleb, nutke nutjatega, naerge naarjatega, kandke üksteise koormaid, kui ma seda ei tee. Need on ainult sõnad. Ja üks asi, mis teo juurde kuulub, mis on ka läinud võib-olla koguduses teisejärguliseks, võib-olla isegi paljudes kogudustes lausa põlu alla, nii nagu Julia Royce selle välja toob, et paljudes nendes kohtulugudes siin viimaste aastate jooksul näiteks, kui pastorite patud on paljastatud, mis on jällegi üks kirjakoht, mille kohta me siin natukene arvamusi avaldasime, kus siis Paulus ütleb, et noomi teda kõikide silma all ilma vahet tegemata. Ja see ei kuidagi nagu kripeldama mu südamesse, siis kui ma kodust uuesti vaatasin, mõtlesin, et see kirjakoht on veel hullem, kui ma arvasin. Sellepärast, et see ei ole tegelikult öeldud üldse mitte tavaliikmete kohta. Vaid see on öeldud hoopis tegelikult koguduse ülevaatajate kohta. Koguduse vanemaist. Vanemate vastu tõstetud kaebust ära võtta kuulda, kui te ei ole juures 2 või 3 tunnistajat, kes pattu teevad neid noomi kõikide ees. See ei ole tegelikult öeldud tavaliikme kohta. See on öeldud hoopis juhtide kohta, et just nimelt tööjuhte tuleks avalikult kõikide ees noomida. Et see tundus päris karmina. No kes seda teeb? Ja. Kes seda teeb? No seal selleks, oli, Paulus tuli kohale ja noomis. Jah, et sellepärast me rääkisimegi, et tegelikult tema oli apostel. Paljudes kogudustes on vanemate kogu, mis on nagu, sa pead kellelegi olema vastutav, näiteks nii nagu mina võib-olla vastutan sinu ees, eks ole, sina otsustad, kas sa lased mind siia või mitte, eks ole, vastutan Jumala ees loomulikult, aga ütleme, koguduse vanem peaks ka ju kellelegi vastutama, mis on eluterve. Billy Graham oli üks selliseid, kes alati nagu ütles, et koguduse vanemad peaksid kellelegi ka vastust andma, ega see on piibelik, sest me oleme vennad, ega pastor, nagu ma ütlen, ta ei ole staar, pastor peaks ka kellelegi alluma koguduses, ma ütlen kohalikus koguduses, mitte kuskil, et mul on mingi kauge, mingi onu tädi, kes minu eest otsustab. Et Julia Royce nendest podcastidest tulebki välja sama põhimõte, et kui need on niisugused staarpastorid ja pole koguduse, ütleme, laiendatud sellist vanemate kogu, kus on sellised pühavaimu täis mehed, kes nagu suudavad ka asjadel vahet teha, mis on õige, mis vale, siis on toimunud selline nagu vastutustundetuse kasv ja kuna siis nad nagu tulid sealt Willow Creekist kõik need pastorid välja, kes siis läksid, tegid uued kogudused, siis tekkis selline suur nagu network, selline omavaheline koostööorganisatsioon, kes kõik üksteist kaitsid, üksteise selja taga seisid. Ja siis, kui hakkas välja tulema neid patte, siis tuli välja, et igaüks oli kedagi kaitsnud, seepärast, et temal endal oli midagi, mida teised pidid kaitsma. Et tekkis selline nagu inglise keeles öeldud cover up culture, ehk siis nagu selline kinnimätsimise kultuur. Sina mätsi minu patud kinni, mina mätsin sinu patud kinni ja see on ebapiibellik. See on täiesti Kristuse ihuvastane. Sa tead seda, mis maailma suurim kogudus oli Jonkitso, eks ole. Ja. See oli tegelikult ju kodukoguduste selline suur neil oli need 2 pastoritest. Ja seal Jonkitso oli nagu, võiksime ütelda ka selline staarpastor, aga tal tuli ka mingi jama vahele, ta hakkas surnute eest palvetama näiteks. Sa oled ka mingid rahajamad olid suured? Ma ei tea, aga igatahes ta kutsuti korrale. Nii et tal oli ka, ütleme, selline pastorite kogu, kes ta tõmbas, et tõmbas nagu... Jah, et ma arvan, et see on nagu eluterve, normaalne. Kui me omame sellist nagu sõpruskonda, ütleme, või sellist nagu vennaskonda, et me oleme üksteisest vastutavad. Sest see hoiab meid tegelikult ennast langemast ja see hoiab meid eluterve sellise, ütleme, mõtteviisi sees. Et see on nagu paljudes kohtades ära kadunud, et ei vastutata mitte kellegi ees, et kogudus on nagu eraldiseisev, ta küll võib isegi kuskile organisatsiooni kuuluda, aga siiski ta on iseseisev organisatsioon ja kellelgi pole õigus seal midagi öelda. Et no kuule, näiteks siin Eestis praegu on näiteks see liit, kus meie oleme, on ju. Ja. See on koguduste liit. Ja.
ta ei ole kirikuna nagu, et noh, et on kirikupea ja siis tema valitseb nagu kõigile ja no ütleme siin 4 pühikirik on muutunud selliseks ja siin on veel kirikuid, mis on nagu, ongi nagu kirikupea, et on olemas kirikupea ja siis läheb selline alluvussuhted. Mis teeb asja hästi keerulisi, sest alati on palju lihtsam lahendada, ütleme, kui tekib mingi patu või mingi vastuolu küsimus, alati on tegelikult palju lihtsam lahendada seda kohalikult. Ei no ongi, et ütleme, see liit, kus meie oleme, see on nagu lihtsalt, kõik kogudused on iseseisvad. Jah, aga võtta ongi, et paljudes kogudus ei ole neid vanema kogusid. No see, et on selline no kogudus on nii pisike minu põhimõte on nagu, mitte minu põhimõte, et piibli põhimõte on see, et piibel ütleb, et kus on palju nõuandjaid, seal on kordamine. Et kui on nagu selline grupp inimesi või noh, ütleme, kes on olnud, nagu Paulus ütleb, eks ole, kes on tõestanud oma eluga, et nad on pereinimesed, nad on oma lapsi hästi kasvatanud, et sul on elu selline jälgitav vili. Sa oled oma rahaasjadega õieti hakkama saanud, eks ole, nii edasi, siis need inimesed ilmselgelt saavad ka otsustada asju ja mis nagu see Julie Royce'i nendest väljakäid tuli, noh, see on hästi palju podcast'e, mida ma olen viimastel aastatel vaadanud, aga ütleme nii kokkuvõtlikult just, et tekibki see, et need inimesed, kes ise eksisid, need hakkasid ka teistele allahindlusi tegema. Et miks see on loomulik, jah. No, ta on psühholoogiliselt loomulik, aga mitte Jumala sõna alusel. Sellepärast ütlebki, et koguduse abilised ja koguduse vanem peavad olema veatud, sest see hoiab selle pühaduse standardi õiges kohas. Et nii, kui sa hakkad ise, ütleme, eksid, siis paratamatult sa tahaksid mõista ka neid, kes on, eks ole. Ja tekib selline just seesama asi, et inimkeskus, et mitte me nagu ei tunne ennast vastutavana Jumala ees oma pattudega, vaid me tunneme vastutavana justkui nagu inimestes, aga me ei vastuta inimestes, me tegelikult vastutame Jumala ees ja need inimesed nagu lihtsalt on meie usu, nagu piibel ütlebki, et ärge valitsege kogudust kui valitsejad või kui omandit, liisuosa, vaid kui siis nagu kuidas seal on öeldud, karja nagu karjast hoolitsejad või nagu sellist heast tahtest. Ja muidugi selline kinnikatmise asi, mille ma siis tahtsin jõuda, on siis tegelikult see, et see viib selleni, et meil kaob ära nagu pattude tunnistamise kultuur, mis on tegelikult ju kristlased, ütleme, nagu siis kreekakeelne sõna ütleb hügenaios, mis tähendab, millest on siis tulnud sõna hügieen ja seda piibel rakendabki, et ütleb, et selline meeleparandlik hoiak on nagu sinu vaimne hügieen. Et kui ma olen ikkagi millegiga hakkama saanud, siis just üks päev nagu kõnetas mind nii tugevalt, ma ütlesin appikene, et ma ei olnud jälle seda kirja kohta sellises valguses näinud. Et Jeesus ütleb, aga see on kohus, et valgus on tulnud maailma ja inimesed armastasid pimedust rohkem kui valgust, sest nende teod olid kurjad. Sest igaüks, kes teeb kurja, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei laidetaks. Ja ma sain aru, et tegelikult mida kõige rohkem inimene kardab ja mis on tegelikult väga väärakas, et enamasti inimene, kui ta on millegiga hakkama saanud, millegi väga inetuga, siis ta ei karda mitte seda, et Jumal, mis ma olen teinud, et kuidas ma olen nagu oma süütuse rikkunud sinu ees. Ütleme nagu Taavet seda mitmes kohas ütleb, et ma olen nagu oma süütuse rikkunud. Vaid inimene kardab laitust. Ja see on nüüd see kuningas Sauli teema. Kuningas Saul ei kartnud seda, et oli Jumala sõna kuulnud. Me ei loe seda mitte üheski kirjakohas, vaid kuningas Saul ütles Samuelile, tead Samuel, tule minuga kaasa, et inimesed ei saaks aru, mis ma teinud olen ja nad ei hakkaks mind, nad ei läheks mu juurest ära ja ei põlgaks mind. Ta kartis meeleheitlikult inimeste hukkamõistu. Ja võt see on see koht, millega me kristlastena peame tegelema. Et milles on see meeleparanduslik, ütleme, meeleparanduse mõte ongi see, et ma tulen sellega avalikult esile sellepärast, et ma tahangi, et mind laidetaks ja ma surun selle uhkuse maha enda sees.
No seal ta ütleb, et tunnistage üksteisele Just. oma. Aga Mõnes kirikus on muidugi niisugune veel spetsiaalne värk kohe. jah, et igal juhul Jeesus seab selle tingimuse selle, et seal peab olema inimesed Jah, sa osalema. tunnistad Just, inimesele. et selline nagu inimesed praktiseerivad, et ma sosistasin nagu Jumalale kõrva selle asja, et Jumal teab, seda piibel ei praktiseeri. Piibel ütleb, tunnistage üksteisele. Ja see on päris raske Achilluse kand, sest inimene teab, et alati kõige rängem on kellegile tunnistada, see on väga alandav tunne. No. Aga see on tegelikult vaimselt väga oluline ja Jeesus ütlebki, et igaüks, kes teeb kurja, vihkab valgust ega tule valgus juurde. Inimesed võivad elada salapattudega aastakümneid, sest nende uhkus on nii suur, et see mõte, et appi, teised saavad seda teada, mitte neil ei ole mõte, et appi, mida ma tegin. Vaata, kui inimene tunneb seda, et appi, mida ma tegin, ta tuleb hea meelega välja, sest tal on nagu kohale jõudnud see. Et mina ütleksin, et kui inimene tuleb välja oma asjaga, siis tegelikult inimene on õieti aru saanud, mida ta on teinud. Kui inimene varjab, siis ta ei ole aru saanud, mis ta on teinud. See on piibelik. Mina võtan olulise Jumala sõna, Jeesuse enda sõnad. Kes teeb tõtt, see tuleb valgus juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on Jumalast tehtud. Mul ei ole midagi varjata. Ma võin tulla rahulikult kõigile näidata, mis ma olen teinud, sest ma olen teinud seda valguses. Ja see on üks asi, mis ütleme kogudusest on ära kadunud. Selline pattude tunnistamise või patu hirmu kultuur, et ja seda toodavad need ilusad jutused. Te olete armu saanud no. Ja arm antakse ilma, et oleks üles tunnistust. Mõnes kirikus on selline pihtimise kohustus olemas, on ju. Ja, aga mina ei paneks seda kohustuseks, vaid inimene peaks, nagu ma ütlesin, et kui inimene ise saab aru, et appi, mida ma olen teinud, nagu tõeliselt saab aru, nii nagu ütleme, me loeme seda Luuka 15. peatükis noorema poja loos, seal on väga ilusti öeldud. Mida see poeg ütles? Ma olen kõik ära rikkunud. Ma pean isa juurde tagasi minema. Ja ta läks isa juurde väga alandlikult. On ju? Ta avalikustas selle, mis ta oli teinud. See ei olnud see, et oi, ma kuidagi lähen uhkelt sinna isa juurde ja ütlen, et ma ei ole midagi teinud. Et ta tunnistas seda, et piibel ütleb, ta keskenes enesesse. Ta keskenes enesesse. Ta mõtles selle üle järgi. Ta sai aru, et appi, mida ma teinud olen. Isa on minu vastu hea olnud, aga ma olen kõik ära rikkunud. Kõik selle lootuse, mis tal minu vastu oli. Et paratamatult, kui meil on sellised ilusad, lihtsalt olen palju selliste asjadega kokku puutunud ja mind paneb lihtsalt nagu imestama, mõtlen tapikene, ja ma ei ole ka nende inimeste usuelus edu näinud hiljem. Et nad kukuvad jälle samades saukudesse ikka jälle, sest tegelikult on puuduse vahe etapp, kus nad tegelikult oleks tunnistanud ja öelda, et kuule, see oli ikka jube halb, mis ma tegin. Kogu aeg on ainult üks armujutt, aga me peame aru saama, millistel alustel, et see on nagu tõsine kaubandus, mis käib vaimumaailmas. Ja piibli mõte on see, sina annad oma elu, Jumal annab sinule oma elu vastu. Sina annad oma aususe, Jumal annab sinule armu vastu. Sina annad oma patu ära, tema annab sulle õiguse vastu. Ja see ei ole selline odav asi, mida sa saad lihtsalt, aga see on see, mis on tulnud odav evangeelium ja Julia Royce, nemad nimetavad siis seda kiriku sõbralikuks kuulutuseks või ütleme kuulaja sõbralikuks kuulutuseks, kus me siis teeme need allahindlused, sest me ei julge rääkida patus selle tõsidusega, mis meil on, sest meie sugulased, meie tuttavad, meie lähedased võib-olla on saalis ja me teame nende eludest ja nad kuulavad ja nad näevad või mingi väga hea sõber või mingi rikas ärimees või meil on mingid erinevad põhjused aga selle kohta ütleb Jeesus, kui sa armastad oma poega, tütart, naist, meest, last rohkem kui mind, sa ei ole mind väärt. Et me ei ole saanud sellest aru. Mina ka ei saanud vanasti sellest aru. Mõtlesin, miks Jeesus seda nagu nii teravalt rõhutas. Ta seadis selle lati igavesele elule. Ta ütles, ta ei ole mind väärt. Et see on nagu see, kas ma armastan Jeesust, see ongi see, et me ühelt poolt ütleme, me oleme see pattudes sünnid langusjärgne ja samas me lükkame selle kõik ümber sellega, et me oleme kõik armusand ja võime kõike teha. Aga see ju ongi, miks Jeesus ütles, kas sa armastad mind nii palju, et sa oled valmis ka minema vastuollu oma lähedastega, võib-olla oma abikaasaga, oma lastega. Et see mõte ongi selles,
et ja mitte vastuollu, vaid selles mõttes vastuollu, et sa jääd oma põhimõtetele kindlaks, eks ole, et jah, ma järgin neid põhimõtteid, ma teen neid asju ja ma ei lähe nende kompromissi. Sest see näitab, et sa oled tõeliselt uues perekonnas. Sa oled tõeliselt ära ostetud, nagu Piibel ütleb, need on need neitsilikud, kes on ära ostetud ilma maalt. See on väga huvitav kirjakoht. Ma räägin, et see on tõeline kaubandus, mis vaimumaailmas toimub. Et sa kas ostad või teed nagu Ahabi kohta öeldakse ole, et Elisa ütles seda, ta Veelia ütles, sina oled ennast müünud kurja tegema. Eesav müüs esmasünni õiguse. Me kõik ostame ja müüme midagi. Me teeme kogu aeg mingit äri vaimumaailmaga. Millist äri me teeme? Ja vastavalt sellele, millist äri me teeme, vastavalt sellele on meil ka igavesed tulemused. Ja sellepärast on viimane asi, millest ma siis selle juures jõuan, on see neitside lugu. Mida rohkem ma olen seda viimasel 8 aastal mõelnud, seda selgemaks mul saab, kui ta ütleb, et ja mõistlikud võtsid õliastjate ühes oma lampidega ja kui peigmes viibis jäid nad kõik uniseks ja uinusid magama, kes küll kuuldi häält, näe, peigmes tuleb mingi vastu, siis tõusid kõik need neitsid üles. Aga rumalad ütlesid mõistlikele, andke meile oma õlist, sest meie lambid kustuvad. Just. Et ja mõistlikud kossid ei ilmaski, sellest ei jätku meile ja teile, vaid mingem pigem kaupmeeste juurde ja ostke endile, aga kui nad läksid ostma, tuli peigmes, kes olid valmis, läksid pulma ja uks suleti. See ei ole muinasjutt, see räägib meist just nimelt viimasest põlvkonnast Jeesus tagasi, mis ma usun, et on praegu, vaadates kõike, mis toimub, mis tähendab seda, et see, mis siia kirja pandud, on äärmiselt õudne. Sest minu jaoks on alati tekitanud vastuolu see, et kuidas ma saan osta õliastjas, et mida nagu Jeesus siin silmas peab. Ja kui me ütleme, et jälle Virge, et äkki sa nüüd jälle paned kuskil puusse ja su õpetus pole korrektne, siis me läheme ilmutuse raamatusse ja Jeesus ütleb seal täpselt need samad sõnad. Ma annan sulle nõu, osta minult kulda, mis tules on puhastatud, et sa võiksid rikkaks saada ja valged riided, et sa nendeks riietuksid ja et nähtaks sinu alastuse häbi ja silmasalmi võida, et sa näeksid. Jeesus ütleb, osta. Nii et see on tõsine kaubandus. Sa pead ostma endale valged riided selga ja see on vastavalt sellele, mida sa ära annad, seda sa saad vastu ära anda tema ebaususes, saad ausust vastu, annad ära oma silmakirjalikus, saad silmakirjatsematut armastust vastu, annad ära oma hooletuse, saad hoolsust vastu ja nii edasi, sa teed kogu aeg kaupled. Ja seetõttu me näeme, et neitside loos see väljend minge kaupmeeste juurde, see on väga kummaline väljend ja mina arvan, et see on öeldud viimasele põlvkonnale, kes just nimelt kasutab AI toolse või ütleme AI tööriistu kaaskristlaste õli omandamiseks, illegaalselt muidugi, just kui see aitaks nende õliastjaid täita ja see on siin nagu selline pilkeline väljend, minge ja ostke ja me näeme, et nad ei olnud valmis issanda tulekuks, tähendab, minu õli ei jagu sinu jaoks. Mina, kui ma siin räägin, siis ma saan innustada, ma saan anda mingid juhtnööre, ma saan anda mingisugust julgustust, ma saan anda mingid põhimõtteid, aga õli pead ikka sina ostma. Nii nagu ta ütles, mine, issand, tule osta minu käest. Tule osta minu käest valged riided. Tule osta minu käest valged riided. Neid valged riided me ei saa mitte kusagilt mujalt kand Jeesuse käest läbi selle, et me teeme vahetuskaupa ja kui jälle keegi ütleb, et jälle mis jura see on ja mis õpetus see on ja mis kahtlased asjad, siis ma ütlen, et piiblit peab väga süstemaatiliselt lugema kirjakoha järel ja ta ütleb siis niimoodi, seda ma siis ütlen ja hoiatan neid issandas, et ei elaks nagu paganad elavad oma meeled tühjuses, kes pimestatuna mõistuse poolest ja võõrdununa Jumala elust neis pesitseva rumaluse ja nende südame paadumuse tõttu on südamed tunnistusest tuimaks jõudnud. Just nii, mida me ütlesime, et millest me oleme siis eelmine saade alustasime, seekord lõpetame siis, et me oleme ära võtnud tunnetuse võtme, mis ütleks meile, mis on halb, mis on hea, sest me vaatame inimeste peale, me vaatame kaasuskli, nemad teevad ka seda, ma võin ka teha, on ju. Et
et meil on südametunnistus ja see on see meie mõistus, mis alati ütleb, see võib, tähendab, sinu südametunnistus on alati targem kui mõistus. Ja mis ta teeb? Võõrdununa Jumala elust, neis pesitseva rumaluse tõttu. Et siin on nagu huvitav oksümeroon, siin räägitakse, et inimene kuulab oma mõistust, aga Piibel ütleb neis pesitseva rumaluse tõttu, et inimese lunastamata mõistus on tegelikult tema suurim vaene, sest seal asub see evapatt. Ja see on see, millele see 6-6 süsteem, arvutisüsteem üles rajatakse ja AI süsteem, just, et me kasutame tarkust, mis on tegelikult Jumala sees, Jumala ees rumalus. Piibel ütleb 1. Korintuse 1. peatükis seda meile, et inimese tarkus on jõledus Jumala ees. Ja mis see teeb? See võõrutab Jumalast. See võõrutab Jumalast, Jumala elust. Ja on südametunnistus tuimaks ja endid andnud kõlvatuse kätte kõike roppust ahnesti tegema, aga nõnda ei ole ta õppinud Kristust tundma. Ja mida me ütlesime, Johannes evangeelium ütleb 3.16, ei mitte 3.16, see kuskil 3. peatükis, et igavene elu seisneb selles, et me tunneme Jeesust Kristust. Aga nõnda te ei ole õppinud Kristust tundma. Kui te tõesti olete temast kuulnud, temast õpetatud, nõnda nagu on tõde Jeesuses, et teil tuleb ära heita enda elu poolest vana inimene, kes ennast hävitab, järgides petlikke himusid ja saada uueks oma meelevaimus ning riietuda uue inimese, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelise õiguse ja pühaduse sisse. Sellepärast jätke maha vale, rääkige tõtt igaüks oma ligimisega, sest me oleme üksteise liikmed. Vihastuga ärge tehke pattu, ärge laske looja minna päeva oma vihastusele, ärge andke maad kuradile, kes varastab, ärgu varastagu enam, vaid tehku pigemini tööd ning soetagu vara oma kätega. Sama käib ka vaimuliku asja suhtes, ära varasta teiste vaimulikku elu, tee seda ise, otsi ise Jumalat, et tal oleks jagada sellel, kelle on puudus ükski nurjatu sõna, ärgu tulgu teie suust, vaid ainult seisuga, mis on hea tarviliseks kasvatuseks, see pakuks mõnu kuulajale ja ärge kurvastage Jumala püha vaimu, kellega te olete otse kui pitseriga kinnitatud lunastuse päevani, kõik kibedus, äkiline meel, vihakisa, pilge jäägu teist kaugele ära ühes kõige pahaga. Olge lahked üksteise vastu, südamlikud, andke andeks üksteise nõnda, kui Jumal Kristus teile on andeks andnud. Aga hoorus ja roppus või ahnus olgu nimetamata teie seas, nõnda nagu sünnis on pühadele, mis on väga kummaline, et ahnus ja roppus ja hoorus on kõik ühele pulgale pandud, mis on väga-väga kummaline. Ja riivatus ja rumalad sõnad, tühised naljad, mis kõik ei sobi, sest te teate tunnetades, et mitte ühelgi hoorel ega ropul ega ahnel, kuna ta on ebajumala ori, ei ole pärandit Kristuse Jumala riigis. Ükski ärgu petku teid tühjade sõnadega, sest niisugust asjade pärast tuleb Jumala viha sõna kuulmatute laste peale. Ärge siis saage nende kaaslasteks ja ärgu teil olgu tegemist pimeduse viljatute tegudega, vaid mõistke need pigemini hukka, sest mis kõik seal salajas nende kaudu sünnib, on häbi öeldagi, aga kõik saab avalikuks, kui valgus selle paljastab, sest kõik, mis tuleb ilmsiks, on valgus. Nii et siis siin on Efesuse kiri väga selline selge ja räägib uue inimesega riietumisest, mille siis räägib ka ilmutuse 3. peatükk, ilmutuse 19. peatükk, Matteuse evangeeliumi siis 22. peatükk, kuningapulm räägib riietusest, pulmariietusest ja need on teod. Ja kui me vaatame suurt kohtupäeva, siis Jeesus ütleb, siis ta ütleb ka neile, kes on vasakul käel, minge ära minu juurest te neetud igavesse tulla, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele, sest mul oli nälg ja te ei andnud mulle süüa, mul oli jänu ja te ei ootnud mind. Ma olin võõrast, te ei võtnud mind vastu, ma olin alast ja te ei riietanud mind. Ma olin haige ja vang ja te ei tulnud mind vaatama, siis vastavad ka need temal, issand, millal me nägime sind näljas, janus, võõran, alasti, haigena, vangis ja ei ole sind teinud, siis ta vastab neile, tõesti ma ütlen teile, mida te iganes ei ole teinud ühele nendest vähemate seast, seda te ei ole minulegi teinud. Ja need lähevad igavesse karistusse. Et see on, Chuck Missleril on sellest väga hea jutlus, et teod, mida me ei ole teinud. Et see on täitsa eraldi peatükk, et me nägime võimalust ja me ei teinud seda. Ükskõik, mis põhjus siis on. Nii et põrgusse ei minda ainult pattude pärast, mida me tegime, vaid nagu siin Matteuse 25. peatükis me näeme ka teod, mida me oleme jätnud tegemata. Halastuse teod. Nii et kindlasti tegudega me saame taevasse, kindlasti teod on olulised, sest sellest koosneb meie isiksus. Kuidas meie isiksus iseloom siis koosneb? Kui ma olen ikkagi laisk, siis see on tegu. Kui ma olen hoolas, siis see on ka ju tegu. Ja sellest koosneb minu iseloom. Nii et need on sellised asjad, mis
on ebaselged, et ei ole sellist, just see vale armuõpetus, et see kõiki seda, neid punkte, mis ma siis rääkisin, neid ühendab see üks sama asi, vale armuõpetus, mis annab meile armu ilma, et seda Jumala sõna meile armu annaks. Jah, sa ütlesid siin ühte nime kogu aeg, see Julie Royce või kes ta on? Tema on Ameerika üks kristlik ajakirjanik. Mees? Naisterahvas. Naine? Just. Jälle naine. Kes siis tegeleb, paneme ta siia ette, kes siis tegeleb juba väga siis pikalt selliste, sa võid seda näidata seda lehte. Okei. Ja tema siis tegelebki sellega, et nad siis räägivad on tõest. On ta mingi koguduse inimene kuskil? Ja ma rääkisin, et oli Bill Hybelsi koguduses. Alguses mehega, siis nad kogusid sealt ära. Ja siis tema eesmärk ongi siis nagu mis nägu ta võib olla? No siin kõrval on, aga sul ei näita, ma võin lihtsalt näidata ka pilte, aga siin kõrval ta on, paneme siis pildid, sellist nägu on ta siis. Et tema mõte just, ja see ongi tema podcasti, siis ütleme see logo, Royce Report. Normaalne pereinimene. Ta on 60-aastane juba ja lapselapsed ja kõik seal, mis tal on. Ja. Et peab ka selliseid naistekonverentse ja õpetab ja põhimõtteliselt siis reporteerib siis ka just neid igasuguseid lugusid, kus on siis kogudustes inimesi kuritarvitatud, kas siis võimu poolt, ütleme inimesi tagakiusatud pastorite poolt, et lihtsalt toob välja selliseid asju, mis kogudust kahjustavad, ütleme piibellikal alustel, et üks selliseid selgema mõistusega ameeriklasi, et väga palju on, ütleme, ameeriklastel sellist vahel nagu emotsiooni peal asjaga, miks mulle meeldib teda kuulata, et hästi selge, hästi ilusates piirides, selge, kaine, faktipõhine millega analüüs. Ta abikaasa tegeleb? Seda ma ei mäleta, ma olen kuulnud seda küll, aga ta on ka mingi tegelane siis ikka on ju? Nad tegid mehega koos küll midagi, aga mul praegu hetkel ei pruugi meelde tulla. Mõni mõtleb, et jälle naine on. Võib vaadata korraks Wikipeediast, mis ta kohta öeldakse siin. Tema siis on nagu, kristlik siis nagu uuriv ajakirjanik, kes siis uurib neid igasuguseid taustalugusid, siis non-profit, see tähendab siis mitte siis ja siis siin on kõik antud, millega see on teinud, mis asju ta on siin paljastanud ja ta ei ole just väga armastatud. Tänu siis, et 7 aastat tagasi on ta selle siis loonud, aga siis nagu et Wikipeediast siis saate siin näha seda. Et on korraks selle vaadata. Siin hakkas ta keelt praegu valima. Nii et ta on mitmeid asju esile toonud ja minu meelest see väga nagu tervendav, et see alus on tal piibellikult olemas, et noomige kõikide ees ja kuna siis seal tegemist on tõesti väga suurte mõjualadega, sest paljudel inimestel tänapäeval on ka, ütleme, paljudel pastoritel, töötegijatel on ka, ütleme, interneti kaudu selline väga suur kuulaskond ja järgijaskond, siis see on nagu vastusõda siis patule, mis on tulnud kogudusse ja sellisele äralangusele, mis on tulnud kogudusse. Et väga minu meelest nagu tervendav, et et ma ei pea nagu normaalseks, et ütleme, sekulaarne siis meedia peaks kajastama kirikulugust, et kirikulugusid võiks ikkagi oma inimesed kajastada, et meil siin Eestis on ka mõned lood siin olnud, aga need on pigem nagu jõud maailma ajalehtedesse. Et tegelikult ega meil ei olegi sellist kujutad see ette näiteks ajakiri Teekäija toob esile mingisuguse suure skandaali kirikus. Ma arvan, et meie ühiskond ei ole harjunud sellega. Ma arvan, et me ei ole harjunud, et meil on Eestis ikkagi sellist valehäbi, aga ütleme, kui on ikkagi tegemist selliste pedofiilia juhtumite asjadega, mina arvan, et see on ikkagi väga tervendav, kui kogudus annaks selleks mitte mingisuguse siis
klipi lihtsalt maailma lehele, vaid ikkagi ise kirjeldaks asja ja olukorda, uuriks seda asjaosalisi ja kõik. Aga meil niisuguseid asju ei ole. No on ju, õnneks. On ju küll olnud. Nii. Ja alles mõned aastad tagasi. Nii et selles mõttes, et et see ongi nüüd, see on nüüd jälle, kuidas, et me ei saa nagu öelda, et ei ole olemas kohalikku kristlikku sellist moodulit või kultuuri, kus teatud asjad siis kujunevad välja nii, nagu nad kujunevad. Et me ikkagi saame öelda, et Eestis on ikkagi ka ikkagi oma selline subkultuur, kuidas asju aetakse. No siin on Facebookis sellised mõned kristlikud grupid, aga seal käib, seal on hoopis mingi muu värk. Aga nemad on nemad, Julie Royce, nendele ikkagi läheb see asi kõik nagu kohtuni välja, see on kõik ametlik, et see on nagu selles mõttes, et ikkagi just, et ega siis ei ole ju ikkagi normaalne, kui inimese vaimne tervis näiteks koguduses ära hävitatakse. See ei ole normaalne. Loomulikult. Eks ole, see tegelikult peaks minema kaebamisse. Aga me ei ole selles Eestis harjunud, eks ole. Aga selliseid lugusid on. Ei, aga vaata, mis Piibel ütleb, et miks te lähete maailma kohtusse, kui teil on, kas teil omal ei ole nagu... Ja seal võibki tekkida see, et ei olegi seda, kuhu minna, sest ei ole seda, ütleme, kas siis vanemate kogu või seda astet, kuhu minna. Ütleme, nemad on ka loonud, nagu see Julie Royce ja siis seal on paljud see Wake Up Win podcast on ka, et nad on loonud sellise nagu kristliku advokatuuri, et siis just neid kristlikke lugusid nagu kuna sina oled selles keskkonnas, sa mõistad vaimulikule, sa tunned Piiblit ja siis esindada neid kristlasi, kes siis ütleme koguduses satuvad sellise tagakiusu alla, ütleme nende väärikus võetakse ära, neid laimatakse millegagi, ütleme, mustatakse millegi ja see võib inimesele ääretult sellised raskeid vaimsed tagajärgid. Julie Royce'is on ka päris mitu lugu on seal. Et ja kuna siis ütleme see staarpastoritel on see tugev ring, siis paljud lood lihtsalt suruti niimoodi ära, et see vaene siis tavaliige ei pääsenud üldse oma häälega välja, ta ei olnudki kuhugi minna lihtsalt. Et selles mõttes sellised nagu kõrval advokatuurid on ülihead, sest nad võimaldavad inimesel kuhugi minna ja leida piibellikku õigust. Et ma arvan, et see on väga normaalne. Ja igal pool seda pole. Ja seda igal pool kahjuks ei ole ja inimesed, kui sa need inimeste lugusid kuulad, kui siin ma rääkisin ka siin sellest ühest naisest, mis on ka Julie Royce selles olemas täiesti, kus ta mees teda tohutult taga kiusas ja see mäleta, see mees oli mingi moslemiga seotud veel ja ühesõnaga ja kuidas ta siis läks pastorite juurde ja kuidas siis pastorit nagu käskid tal vait olla ja ära kannatada kõik see koduvägivald ja ühesõnaga see läks hästi hulluks, läks see kõik asi, nii et lõpuks mees läks kinni. Aga just, et tema lugu näitas seda, et tema sai abi just läbi sellise advokatuuri, et tegelikult oma koguduse sandabi seal tegelikult suruti ta täiesti nurka maha, öeldi, et ole kuulekas mehele ja ta sai peksa seal kodus ja kõik mis asjad, et see ei ole normaalne. Et tegelikult nagu, kuidas me ütleme, et me oleme, nii nagu Jeesus ütles, eks ole, et te nägite mind alasti, te nägite mind vangis, te nägite, inimene võib vangis olla, mitte vangis, eks ole, ma olen alati mõistnud seda palju laiemalt, sa võid olla laps, kes on oma isa kuritarvitada, eks ole, sa oled ka vangis, sest sa tunned, et sul ei ole häält, mis kuhugi kostaks, sest sa pead alluma oma vanematele, kirikus sind keegi ei usu, eks ole, meil on need juhtumeid on ju olnud ja ütleme, kui ma vaatan ka neid podcast'e, seal on täpselt samamoodi räägitud, täpselt samad lood, et inimene on tegelikult igal pool ühesugune, et vang võib, sa võid olla oma mingisuguste, ma ei tea, mis iganes vangi põhimõtted võivad olla, eks ole, lihtsalt inimene on hädas ja sa ei lähe teda aitama, eks ole. Et need on need tegemata teod ja see ongi see, et aga kuhu ma siis lähen, eks ole, kes mind ära kuulab, kes usub seda, kes on üldse see, kes aitaks, et tavaliselt tegib kohe siukene nagu eriti kui on veel nagu sugulasi palju, eks ole, sugulaste vahel juba tegib siuke kaitsering, oda minu sugulane, ma ei taha, et see lugu kuskile läheb, sest ta on minu sugulane, ma ei taha, et minu suguvõsa peale mingi jama tuleb, on ju, et või ma üldse ei usugi seda, ütlen, et see on minu suguvõsa, ma ei tahagi, et nagu see ei ole võimalik, et minu suguvõsas keegi niimoodi käitub, eks ole, et jah, see paistab, et need probleemid on üle maailma ühesugused, et nemad nagu tahavadki olla, ütleme ka see Wake Up Win, ma vaatan, kas ma seda ka siit leian üles, et nemad on ka siis nagu püüavad esindada neid, kellel ei ole siis
ei ole nagu häält, nad ütlevad. Et nagu sul ei ole nagu häält enda ees seista. Et need on jah, võite nagu leida päris selliseid, siin on üks podcast, siis üks noor mees ja naine tegelevad selle, et meie siis toome lootust ohvritele, kes on siis kogenud spirituaalset kuritarvitamist ja siis ka seksuaalset kuritarvitamist kirikus. Siis nemad on ise nagu kiriku inimesed või noh? Ja ikka. Et ka sellist suurest liikumisest välja tuld sellest, nemad vist tulid sealt 24 tunni palvekojast kuskilt sealt liikumisest välja kunagi. Nii et need on sellised toredad alternatiivid, et inimesel on nagu kuhugi minna. Et meil on nagu palju jutlustamist, meil on igasugust sihukest asja, aga jah, võib-olla Tallinnas mingisugused vist on pastorid, kuhu saab helistada ja mingid nõustamised, aga need vist on seal tasulised. Pole kuulnudki. Mingi seltsmaa, seal natuke vaatasin üks päev, et oli, kes on nagu kirikuga seotud või? Just, aga sa said nõustamine, aga tasud olid päris suured. Toho. Et see on jällegi võib-olla, ütleme, ohvrile raske. Ja ütleme siis jah, et kui on nagu tegemist, ütleme, lastega või millega, et no kuhu sa lähed, kui on tegemist laste kuritarvitamisega, on ju. Ja. Et noh, kas meil on sellist struktuuri näiteks olemas? On see siis vaimne, ütleme, ka vaimne kuritarvitamine on väga tõsine asi, sest see võib põhjustada hilisemas eas lastele, ütleme, enesetappe, depressioone, õppimishäireid, igast häireid, eks ole, et igasugune vaimne ja füüsiline lapse kuritarvitamine, et jah, et seal on nagu väga selgelt esile toodud selline koht, kuhu inimene saab minna. Et ütleme, meil on võib-olla mingid nõustajaid, meil on võib-olla mingid kristlikke nõustajaid, ma ei hakka ütlema, sest ma ei ole teemat uurinud, ma ei tea palju asja on, aga ütleme, see on nüüd selline täiesti kristlik advokatuur, kus sa saad nagu otsast lõpuni. Ma arvan, midagi sellist nagu tekitati COVID-i ajal, ma tean, vaata, olid ju mingid mehed, kes ütlesid, et meie hakkame esindama inimesi, kes on seal COVID-i pärast töö kaotab. Minust olid mingid kristlased, kes seal mingid üles kutsusid selle. Minu meelest oli Tallinnas mingi jutt oli sellest. Midagi oli, jah. Et võt midagi samamoodi, et see peaks olema selline nagu, jah, et see on päris, ütleme, eriti Eesti maastikul, ütleme, see on väga tundlik teemast, me oleme nii väike ja kõik on kõigiga seotud, kõik on kõigiga sugulased ja päris nagu keeruline teema. Aga see ei tähendaks, et ka siin ei ole asju, mis on traagiliselt lõppenud, sest ilmselt inimene on tund, et ta on nagu tal ei ole kuhugi minna. Sest kes mind usub, eks ole. Ja. Et kindlasti selline on hästi tervendav selline noh, näiteks nagu ka see sama pilt, mis seal ees oli, seal see Teistaariga juhtum, eks ole, kus oli lapse kuritarvitamine oma sugulaste ringis ja siis kuidas kogu suguosa siis, kes juhtis seda suurt Ameerika kõige suuremat või ta on isegi maailma suurim kristlik siis telejaam, et noh, kuidas seda noh, nagu paigati kinni ja noh, lõpuks ikkagi suudeti see kohtusse nagu ajada. Et päris keeruline. Jah, keeruline on see elu siin ilmas üldse. Ja järjest keerulisemaks läheb. Aga see on see, millest Jeesus räägib 25. peatükis. Jah. Et kas sa nagu oled see, kes abistad, ütleme, selles rohujuure tasandil, kus inimesel ei olegi kuhugi minna, ei olegi kedagi, kes abistaks. Et see on siuke huvitav kirjakoht, väga karm kirjakoht minu meelest. On küll. Hirmus kirjakoht, mõtled appi, mida ma kõik tegemata jätta, et kus peaks ruttu alustama või lõpetama või kas mul on midagi, et aga noh. Jah. Et ainult patu pärast ei saa me Jumala ees nagu ära hüljatud, vaid just tegelikult ka tegemata tegude pärast. Jah, muidugi iga asjaga on võimalik minna äärmustesse ka ja me räägime äärmust, me räägime terve mõistusest. Ei, seda muidugi. Me räägime sellest normaalsest tervest mõistusest. Just. Nii, selge. Igatahes aitäh ja vaatame, mis edasi saab siin ilmas. Just.